sõpradest ja tuttavadest kunagi on käinud. Ja minus sai kogu see rõõm ühtäkki kokku. Pole kunagi tulnud, et naeratamine on nii kerge. Ainult minu mees oli kord. Ta istus omapäi nurgas ja uigas iga kord valjusti, kui ta minu poole vaatas. Miks oli sul vaja? Tema hääl katkes. Miks oli sul vaja? Pärast kõiki nende ilusaid aastaid ühtäkki iseendaga abielluda. Miks ja kes siis niimoodi küsib? Loomisin ja tantsisklesin edasi. Ma ei taha enam sinuga elada, kui sa selline oled. Püüdis ta mulle järele. Mõtlesin tookord, et ta teeb ainult nalja. Miks peaks minu mees segama minu abielu iseendaga? Aga mehel oli tuline tõsi taga. Tema nägi asja teistmoodi kui mina. Lahutasime. Kord juhtus, et abiellusin mehega, kellele meeldis sama palju rääkida ja niisama vähe kuulata kui mulle endale. Alguses tundus kriikida. Ma ei märganud, et oleksime proovinud üksteisest üle rääkida. Tundus, et on väga hea kuulaja. Iga kord, kui ma midagi eriti vaimukat välja mõtlesin ja tema poole vaatasin, maigutas ta lihtsalt suud. Hiljem tegi mulle aga arst selgeks, et olin tol ajal juba täiesti kurb. See oli hirmus päev. Mõistsin, et iga kord, kui ma räägin oma mehele lugusid, räägib tema mulle samal ajal oma lugusid. Ja me kumbki lihtsalt ei kuule, mida teine räägib, sest mu mees on ka kurb. See oli selline eriline kurduse tüüp. Me suutsime eristada kõiki teisi maailma helisid, aga me olime täiesti kurdid teineteise hääle. Aga me armastasime väga rääkida ja me armastasime ka teineteist väga. Sellest hoolimata tuli sellele sihikule jutuvestmisele lõpp. Ühe, kui me olime mõlemad parajasti suures jutukus, tuli meil ühel ajal üks samm. Surusime äkitselt paljad teineteisele lugude. See oli harjumatu tunne. Me kumbki ei saanud mitu pikka sekundit suugi juurde. Siis neelasime paljad ühe korraga alla. Surusime aga uusi ja uusi paiku teineteisele lugude vahel ning taas ja taas neelasime nad alla. See oli pihale ajav olukord. Olgugi, et me kumbki ei kuule, mida teine räägib, peaks lõpuks ometi üks vakka jääma, kas või moe pärast teise lugudele keskenduma. Viimased 2 paite jäid meile lõugade vahele kinni. Olime ühtäkki üleni paitu täis. Meie külas elas ka üks hiiglane, kes oli võtnud endale naiseks Lohemaa. Nad elasid üsna vaeselt ning üks õhtu lihtsalt võtsid meid oma sängupattideks. Minu peal kukkas siis Lohemaa nooriku pea, minu mehe peal hiiglase peal. Ebasime siis külje kõrval nende moodi peal. Ning tundsime kogu peaga nende koerõrgu nagu saanud. Tahtsin ju tarka ja haritud meest, aga sain ühe ajudeta jõuli. Ühel päeval ärkas minus kiivas kihk. Mõtlesin, et kui mina Jaani ajudest osa ei saa, siis pole värk neid olgugi. Pesuväel haarasin äkki ajud sülle ja pistsin pimedust ja vinget tuult trotsides ranna poole jooksul. Astusin kõrgetele laineharjadele, panin mängu kogu tahte jõu, et südame kloppimist valmistada, mõttetegevust peatada ja tormaval merel tasakaalu hoida. Sügavamale veel, sügavamale mitte usku kaotada, mitte jalgadette vaadata. 2 neemelina vahel sügaviku kohal lasin äkkida aju tahti. Aga need ei mõelnudki põhja hoida. Need pulpisid ja tantsisklesid laineharjadel täpselt nagu ma isegi. Jaan vaatas seda kõike rannas vaikides pealt. Mul hakkas äkki temast endast vale. See tunne tegi mind nõrgaks ja raskeks. Mul hakkas hirm.
Püüdsin aru saada, kust see hirm tuleb. Vajusin põlvini sisse. Püüdsin paaniliselt mõttetegevust peatada. Juba sumasin puusadeni, siis juba kaelani jääkülmas vees. Siit juba kaldale jõudu. Sirutasin käsi taeva poole, ahmisin õhku. Äkki lükkas mulle kätte midagi pehmet ja sooja. Need olid Jaani ajud. Need hoidsid mind äkki pinnal nagu korpvest. Klammerdusin nende külge, kuni lained meid kaldale hiitsid. Olin omadega täiesti läbi ja külmast kange. Kallis, sul on ju külm, ütles ta ning pani oma sooja kuue mulle ümber. Seejärel võttis ta mu sülle ja kandis koju. Aga teate, ühel ööl, kui ma ujuvast tulin, seisis rannas depilleeritud, pediküüritud ja uimastavalt lõhnavate juustega maasturi tütar. Ta seisis seal ja ühtäkki võttis kivi pealt riided ja pani jooksu. Jooksin talle järele ja siis, kui ma ta kätte sain, raputasin teda vihaseks. Naised arvavad, et neil on ikka kõik lubatud. Imestasin, et maasturi tütar justkui ei olekski seda oodanud. Need oli meelest raputamine. Raputa veel, palus ta. Ei raputa, ütlesin, aga raputasin ikkagi. Tahtsin näha, kas tema ka kellekski või millekski muutub. Aga tema jäi ikkagi depilleeritud maasturitreks, kellele meeldib raputamine. Ühe korraga siis küsisin talt uuesti, et miks sulle nii väga raputamine meeldib. Siis mul on tunne, et olen midagi muud kui depilleeritud kest. Kui kõik minus rapub, kardan seda, mis rapub kaotada. Ja see, mis kardab, olengi mina, ütles maasturi tütar. Ja siis ühtäkki raputasin teda veel ja tema oigas. Ja peale oigamist siis ta hakkas kartma ja kukkus minu ette maha. Minu vastas seisis väike maasturi kujuline hirm ise. Hirm oli väga puhas, kiire ja läikiv. Enne veel, kui jõudsin teda kaastundlikult silitada, andis ta gaas ja pükkis kui tuul silmapiiri poole. Enam seda ei soovinud ega saanudki teha, sest maasturi tütar vedas nüüd elu samustes kohtades. Aga mis siis? Mul on veel minu vetumid ja on külmaka. Ennemalt tahtsin, et midagi juhtus. Enam ei taha. Vastupidi. Mida sa siis ennemalt tahtsid? Noh, et keegi külla tuleks või kohtaks mõnda huvitavat inimest. Aga nüüd juhtub just liiga palju. Varastatakse, tapetakse. Inimesel on julmaks läinud. Kas meie ei ole? Mina küll olen. Ei salli enam kedagi. Virutaks aga muud kui kõikidele. Miskit on valesti. Milles? Kus? Selles meie jutuajamises. Mis siin valesti on? Ei salli enam kedagi, virutaks aga muud kui kõigile. Aga ma ei valeta ju. See on tõsi. Valetad. Kuidas? Täna virutaks, homme ei. Homme. Tegelikult sa ei viruta. Sa oled hea. Hea sa tulid. Mina? Jah, Ma ei ole. Ma olen alandlik, liialt. sa oled kaastunud. Kellele ma kaasa tunnen? Kui eile kured läksid, siis sa ütlesid. Aga nad häälisesid nii haledasti. Ei, tegelikult mul oli endas kahju. Ma tundsin ise endale kaasa. Mis? Et mina kurb pole. Et mina lennata ei saa. Sa saad lennata. Kui su hing on vaba, siis saad sa siin hoia sind kinni miski. Kusagil kujutlusvõime. Peaks, et su hing oleks vaba. Sa räägid minuga justkui väikese lapsega. Vabal inimesel on raske elada. Ma tean. Inimene on nagu plangulaud.
hästi määrega kinni löödud. Üksteise kõrvale ühisesse rühmi roostikanud naelaga. Ma sõidan esmaspäeval minema. Sa saad ilma minuta ka hakkama. Kuhu siis sõidad? Indoneesiasse? Ei, Räpilande. Miks ma siis ilma sinuta hakkama ei peaks saama? Saan küll hakkama, kes sa õieti mul oled? Ma ju ütlesin sulle. Ma unustasin. Kuidas sa niisugust asja unustada saad? Sa nimeta mind tütreks. Eks? Sa ei olegi tütar. Olen või? Oled. Kui kauaks sa sõidad? 6 kuuks. Nii kauaks. Kas sa vahepeal tuled? Ei, Miks? Sa pole mind ees. ei ole jah. Mis õpetussõnu sa võiksid Ära vahepeal töökohta vaheta jälle. jälle? Mis sa ütlesid? Sa pole ju Indoneesia. Ei, sa ütlesid ennem midagi muud. Ma meenutan. Kuidas sa kui üksipäini hakkama saad? Mine juba rutem minema. Mis sa Mine juba rutem minema. Kas olete valmis, siis lükkame korraga. Teiksi koha pealt lükkame lahti selle väikese Maarjamaa. Teiksi koha pealt lükkame lahti selle väikese Maarjamaa. Ühe tiiru ümber selle ilma nõnda viisi peaks tegema. Ja siis kas või teise ilma ühes rohu ja rahvaga. Ja siis kas või teise ilma ühes rohu ja rahvaga. Eks see on siis teile lahti kogu maailma merele. Kas sõidub seal kuskil paika meie viimsele verele? Kas leidub seal kuskil paika meie viimsele verele? Eks seal siis vaatame silmaga väikese kullale. Kas leidub seal all veel paika ka sellele mullale? Kas leidub seal all veel paika ka sellele mullale? Te olete kuulnud, et on üteldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale. Vaid kui keegi sind lööb vastu sul paremat terve, siis käända temale teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kuud käia ja võtta su hammusel, jäta ta kuud. Ja kes siit sünnib kaasas käima ühe penikorva, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sul palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sul tahab laenata. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohutuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse kohut teile. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse teile. Aga miks sa näed mind oma venna silmas, kuid palki omas silmas sa ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale? Lase ma tõmbab pinnu sinu silmast ja vaata, palk on su omas silmas.
valitseja. jaa! Meil. Meil Aiaäärne tänavas. meil Aiaäärne tänavas. Kui armas oli see, kui armas oli see, kus kaste heinast põlvini. kus kaste heinast põlvini. Me lapsed jooksime. me lapsed jooksime. Kus sehani ma mängisin. kus ehani ma mängisin. Küll lillerohuga. küll lillerohuga. Kus vanadaad käe kõrval mind. kus vanadaad käe kõrval mind. Tõi tuppa magama. tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin siis. küll üle aia tahtsin siis. Ta kombel vaadata. ta kombel vaadata. Laps, oota. laps, oota. Aeg tuli. Maa oli mere pealt. Silm mõnda seletas. Ei pooltki armas olnud seal. Kuid küla tänavas. Yes, sir.
Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. Oh, kuulake. Kui süüdatakse tähti laotuses, siis tähendab neid kellelegi on tarvis. Siis tähendab neid keegi tõesti vajab ning nimetab neid süljepisku pärliteks, eks? И надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный дом, спокойный наружу, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего? Не страшно, да? Ja painutades nimmeid põuatolmu pilves küll anub Jumalat, küll oigab, et jääb hiljaks. Kätt soonelist ja kortsut musutab, et ainult laotusesse tõuseks täht ning vannub siis. Kott pimedat, nii tähetumat ööd elaks üle ta. Ent pärast erutatult ringi käies ta väliselt näeb üsna rahvust ja kellelegi kõneleb. Noh, on sul parem nüüd? Täht ilmus taevasse ja hirm sul kadus ka. Ja. Oh, kuulake. Kui süüdatakse tähti laotuses, siis tähendab neid kellelegi on tarvis. Siis tähendab tingimata vaja, et iga õhtul üle kaitsusse üks ainus täht laotusesse tõuseks. Las kasvame, me tõuseb sugu ja ootame, et kord tuleks tund. Kord neile, kes veel näevad und. Me kõrvu müristame sõjalugu. Las kasvame, las kogub raumu me lihastesse noortesse. Las õpetab meid ajatee, kuidas julgelt tuleb seada sammu. Las kasvame, Las suurdub vägi, kel lehvib eel kui loidali. kelle märgiks on see mägi. Kus muidu laulik kujutusi nägi? Siis aga tõuseme kui lahesalu, mis jõuab närval taeval ja tulikirjal välkuval maas vinetsaile kuulutame kadu. Riik! Maailma nagu inimene, ainult üks kord. Inimene ja riik on nagu puu ja mets. Puu sureb, mets jääb. Mets kaitseb puid, riik kaitseb inimest. Mõned Eesti metsad on pronksiaegsed. Ma tahan, et Eesti riik niisama kaua kestab. Omas kodus elame nagu omas riigis. Seepärast peamegi oma riiki kalliks. Seepärast ongi igaühe kohustus riiki hoida, riiki juhtida, riigi nime puhtana hoida räpastes tehingutes ja riigivarastes. Kui riik kaitseb inimest, kaitseb inimene riiki, nii nagu ta kaitseb oma kodu. Te näete, midagi on meie riigis korrast ära. Te peate endalt iga päev küsima, miks on Eesti riik ja teie peate sellele ise vastuse leidma. Mina mõtlen sellele iga päev. Tänase õppiva põlvkonna südames elab Eesti. Alles on seesama noortele selge tulevikuvaade ja usk meie riigi ja rahva püsimisse. Kui riik kaitseb inimest, kaitseb inimene riiki. Eesti
kaunis ja nii kaunis on riik, kui kaunina suudame seda näha ja ta saab ka teiste jaoks olla nii ilus, kui oleme seda meie ise. Et ma ei hakka seda juttu uuesti kordama, aga ilusti öeldi nende sõnadega see mõte ju edasi. Ja mis ma veel olen öelnud ja on see, et antiikajast saadik on luuletuste lugemist peetud õilsaks tegevuseks, mis teeb inimesed kaunimaks. Et mul on alati vabariigi aasta vakutusel tõdeda, et meie koolis on head etlejad, väga ilusti loete ka täna luuletusi. Ja luuletustest tuginedes mul oli täna esimesel teisel aktusel võimalik üle anda president Ilvese tänukirjad meie õpilastele, kes joonistasid pilte vabariigi sünnipäeva puhul, milline Eesti Vabariik välja näeb. Ja kõik õpilased said lisaks presidendi tänukirjale ka ühe luulekogu kaasa. Selle autor on üks meie lapsevanem Gunnar Männ, kes on hariduselt arst, luuletusi kirjutas ta pärast tööd. Ja selle raamatut teeb väärtuslikuks just see, et siin sees on meie laste joonistus, et ta kasutas illustratsioonideks siis meie tolle ajal algklasside laste oma klassi, oma lapse klassi õpilaste pilte. Ja ma loen ette ka ühe luuletuse, ma tahan ka paremaks saada. Ja loen seda sellepärast, selle luuletuse pealkirja meeles. Pidupäevade puhul on ju tegelikult kombeks tähistatud ja eriti tuleb tähistatud paraad. Ja selle luuletuse pealkiri on Paksude paraad. Paksud tahtsid korraldada Tallinnas paraadi. Polnud varem tehtud asja Eestis seda laadi. Marssida nad soovisid päeval vanalinnas, mis on üldse väga tähtis koht ja üleüldse linnas. Oli näha suurte naiste vallatud volüüme, mõni aga uljalt kandis kirjusid kostüüme. Meestel aga ülakeha oli päris paljas, õnneks nendest keegi polnud hundi moodi neljas. Jalutades tegid nad kõik koos hoogsalt trenni, keegi küll ei puginud aplad kooke hommi. Infarktid ei saagi seal, polnud ju kiirabi, kilomeetri kõndisevad, nii paraad sai läbi. Kommenteerides veel, et pidupäev on ta siis kilomeetrine või pikem või lühem, ta ühel hetkel läbi, aga riik meis peaks jääma püsima. Me ise oleme kogu aeg täpselt riigi väärilised ja riiki hinnates ja siin elades mõelgem sellele. Soovin meile kõigile pidulikku vabariigi aastapäeva tähistamist ja olgem väärikad sel päeval ja ka tulevases elus. Aitäh!
külm lumi kaob päeva eest. Las armupäikest sulatada ka külmad hanged südames. Tee lahti, arm, ka oma süda. Noor tuul kõik hüüab õitsele. Las tõustab rinnakihast õilmed ka. Armu õilis ülesse. Tee lahti, arm, ka oma süda. Vaat, kuidas loodust õteta kõik püüab. Enne talvekülma täit suverõõmu maitsema. Oh, kas siis südant üksi tahab vaiketa? Tuimas, armuke. Oh, soend end elu süüta. Tee lahti, lahti südame. Kolletav ja kurguni kinni nööbitud sügis seisab seljaga vastu alasti kuu. Sulen silmad. Lummus ei tule enam niisama kergesti peale. Neid vanu kohvikuid, kus oli kerge olla, ei ole enam. Jalgratas on kuidagi eblakas ja noormehi mutrivõtmetega pole parasjagu kuskilt võtta. Miks mina siis ära ei lähe? Kui juba jälle on käes lumetuleku, vete külmumise ja kõigi nende minekuaeg, kes oskasid laulda. Mul on jälle üks armastus käsil. Varahommikuti kahtlen, kas ta on mind väärt. Hilisõhtuti kahtlen, kas olen teda väärt, kui niimoodi kahtlen. Juvist olen alla keskmise halb sõber, meilid settivad kaua ja mõni jääb vastuseta. Head mõtted süttivad tihti alles hilja, nagu praegu. Kuhu jäi seekord sünge sügis? Plaks ja pargipingid suitletes tühjad, plaks ja plaad inimtühi. Siis juba tõuke kelgutasime, veeretasime merejääd mööda edasi-tagasi, ühelt mandrilt teisele, sinu kodust minu koju. Kaeva kevad oma sõnadega mu rindade alt välja.
loodus ja maa.